Tere, mina olen Aigar. Ja mina olen Andres. Ja nüüd tahaks me sinuga, Andres, rääkida natukene sellest, mis on... Meil on tühi tahvel. Jah, ehk kuidas seda tahvlit täita. Mis on need oskused, mis on meil vajalikud selle jaoks, et midagi õppida? Ja õpioskused tihtipeale tulenevad meil lasteaiast ja algklassidest. Ehk siis see harjumus õppida on tegelikult see, mis on vaja üsna varases nooruses paika seada. Ja nii nagu tegelikult iga harjumuse loomisega on ka õpioskuste ja õpiharjumuste loomisega. Ehk sul on harjumuse puhul on see käivitav sündmus, siis sul on see õppimise rutiin ja siis sul lõpus on see meelehea. Jah, nii ja naa, sellepärast, et kui me mõtleme nüüd ühe 4-aastase lapse peale, aga miks? See küsimus on küsimus, mida küsitakse ühe 4-aastase lapse poolt päevas ikka sadu. Aga miks sa mõtled, et miks ma õppima pean või miks see asi siis, miks see maailm niimoodi ringi käib? Miks see maailm niimoodi ringi käib? Siis, kui inimene saab 14 ehk 10 aastat on mööda läinud, siis ta hakkab küsima seda küsimust, et miks ma õppima pean. Ehk siis sellest noores lapses, väikses lapses see küsimus, miks see ongi temal see, mis ta õppimist käivitab. Ta kogu aeg õpib, aga sinul siis lapsevanemana, kasvatajana, klassijuhatajana, see õpetajana üldse, kui ta küsib miks, siis tal on see huvi tekkinud ja nüüd ta on valmis õppima. Nüüd ta tahab seda uut teadmist kätte saada. Ja siis, kui ta on selle uue teadmise kätte saanud, need punktikesed on ajus ühendanud, siis on see meele ja see mõnutunne, mille järgneb. Ehk me seda uut infot hangimegi selle jaoks, et meil tekiks selline hea tunne. Nii et kui see laps tuleb sinu käest küsib, miks maailm niimoodi ringi käib? Või kust lapsed tulevad? Kui kotiga siis koolist, kui ilma siis lasteaiast. Et kui ta on vastuse saanud oma küsimusele ja see vastus on olnud talle jõukohane, ta ei ole poole selle vastuse peal rajalt maha kukkunud. Siis tekib see meelehea. Ja see meelehea on see arusaamise, see tunne, et sa oled millestki uuesti aru saanud. Taipamise tunne. Taipamise tunne, väga õige. Tekib see taipamise tunne ja siis tekib see harjumus õppida uusi asju. Ja mida me ju algklassides teeme, on see, et me anname õppimiseks kätte tööriistu, et sinu õppimise moodus ei oleks käia tänaval mööda inimesi ja küsida, et kuule, Miks meil on nüüd see inimene president või et miks meil on kohaliku omavalitsuste valimised, vaid et sul on võimalus võtta Google lahti või ma ei tea, kodulehekülg lahti või raamat lahti või põhiseaduse köide lahti, lugeda ja sa omandada neid teadmisi muul moodusel, kui küsides kõva häälega teiste inimeste käest, miks? Et kuidas see õppimise juures on, ühelt poolt on olulised need tööriistad, ehk siis just kui need ütleme siis see saag ja kruvikeeraja ja ehk siis õpin ära lugemise, õpin ära jooniste vaatamise, mida kutsutakse ka jooniste lugemiseks. Võin ära õppida isegi matemaatika hädapärast. Ehk siis tühjaks selle. Ehk siis õppimise juures on need tööriistad, millega me õpime, kuidas me seda õppimist lihtsustame. Ja siis selle juures teine oluline komponent on selle õpitu mõistmine. See arusaamine või see mõtlemine sinna juurde, sest need kaks asja on täiesti erinevad asjad ja tihti meil jällegi lähevad need omavahel sassi. Meil on olemas tööriistad, ja siis selleks, et me nende tööriistadega midagi teha saame, on meil vaja ka materjali. Ja see materjal on tegelikult andmed ise. Info ise. Me küll nüüd räägime, et need andmed enam ei ole olulised, sest infomonopol ei ole õpetaja käes. Mis iganes Google'ist ma saan ju alati teada, ma saan alati järgi vaadata. Aga oleme ausad, mis puussepp sa oled, kui sul pole mitte ühtegi vaba prussi, planku ega puutükki, millest meisterdada siis mingisugust asja. Ehk siis sul peab olema mingisugune
puuklots, mingisugune materjal peab olema sinu sees olemas. Sa pead olema midagi oma kuklasse ikkagi nii-öelda faktide tasandil omandanud, et selle pealt siis teha mõtlemisülesandeid. Sul on need tööriistad, millega sa saad neid asju teha. Üks võimalus on neid tööriistu läbi katse-eksitusmeetodi omandada õppimise puhul. Teine, natuke efektiivsem on see, et me süsteemselt omandame mingid tööriistad ja siis neid kasutades me õpime uusi asju ja selle kõige juures ka siis mõtleme, et kuidas see sellesse suurde pilti asetub. No näiteks, mis tööriist on meil vaja? No, lugemisoskust on vaja, kirjutamisoskust on vaja, siis matemaatikaoskust on vaja ja sealt arvuti kasutamise oskust, pliiatsi kasutamise oskust, koolis käitumise oskust, raamatukogus enam ei pea oskama käituda, sest kõik lähevad Google'isse, eks ole. Siis sul peab olema oskus infot leida, kuidas hinnata selle info kvaliteeti. Ja vot, see on nüüd see koht, et kuidas hinnata info kvaliteeti, see nüüd läheb tagasi sellesse, et kui keegi küsib, et miks kuramuse pärast ma pean õppima pähe saksa keele sõnad, et kui sa saksa keeles sõnu ei oska, sa võid õppida grammatikareegleid palju kulub. Sa ei ole võimeline rääkima. Sa ei ole võimeline rääkima, sest sul on vaja sõnavara. Ja kui keegi ütleb sulle saksa keeles mingisuguse lause, sa ei pruugi seda veel mõista. Ja jumal hoidku selle eest, kui keegi peaks sulle mõne kõnekäänu või anekdoodi rääkima, mis sisaldab võib-olla 2 või 3 mõttelist osa, sa ei saa sellest üldse aru. Ja sama lugu on ka nende füüsika või keemia või muu valemitega, et sul peab olema teatud kogus infot su enda kuklas, selleks, et sa saaksid uut informatsiooni kuidagi hinnata, sest hindamine käib ainult vana informatsiooni vastu. Sul on all olev informatsioon, sa suudad selle all oleva informatsiooni vastu, mis on sinu kuklas, seda uut infot analüüsida, hinnata, teda millegagi seostada. Aga siin, Andres, pead sa olema väga ettevaatlik, sest me oleme alati kallutatud. Me võtame seda infot paremini vastu, mis on kooskõlas juba meie peas oleva informatsiooniga. Et iga see uus info, mis on sellega kuidagi vastuolus, seda me nii lihtsalt vastu ei võta ja seda me ei taha vastu võtta, sest selle puhul on oht lõhkuda ära meie maailmapilt. Ja see maailmapildi lõhkumine on üks kõige hullemaid asju, kõige hullemaid valusid, mida sa võid tunda, kui sinu maailmapilt niimoodi laiali laguneb, sa pead hakkama seda siis uuesti killu haaval kokku panema. Ja see on põhjus, miks on tark omada matemaatikast mingisuguseid teadmisi mõõtmiste kohta, füüsikast mingit teadmisi mõõtmise kohta ja puht juhuslikult teada ka mingisuguseid arvnäitajaid päris elust. Sest et tihtipeale, kui ma kohtan inimesi ja kuskil reklaamitakse, et oi, siin on midagi võimsusega 200 kilovatti või 200 megavatti või 200 vatti, siis inimesed, kellel ei ole teadmist, kuhu see nagu paikneb meie süsteemis, siis nendele võib seda emotsiooni ka maha müüa. No, minu arust ehe näide on sellest, et kui me rääkisime siin kunagi Eestis hakkasid tulema esinemised need tuuleenergia generaatorid. Paigaldati ja siis räägiti, et Eestis on juba mitmed tuhanded kodud saavad toite selle generaatori pealt. Ehk siis oli vaja müüa mõtet, et meil roheline energia toidab nagu kõik kodud ära. Aga kui me selle asja panime teistpidi konteksti, et kõik need tuulikud toidavad ära ainult paar Tallinki laeva, ehk siis mõned tuhanded kodud võrdubki üks laev, 1 või 2 laeva, siis on see maailmapilt hoopis teine. Ehk sa saad sellest sõnumist või sellest uudisest hoopis teistmoodi aru. Ja see sõltub puhtalt sellest, mis info sul endal kuklas olemas on, kas sa suudad sellest aru saada ainult nii, nagu sulle seda infot esitatakse, või sa suudad sinna ise veel mõelda mingisuguse muu võrdluse või asja nii-öelda analüüsi juurde. Nii, Andres, aga ma tuleksin tagasi nüüd nende tööriistade juurde. Miks need õppimise tööriistad on olulised ja nende omandamine noores eas on oluline? Seda sellepärast, et kui sa jõuad keskkooli, jõuad kutsekooli või ülikooli, siis ega keegi sulle enam neid õpioskusi ei hakka selgeks tegema. Ei räägi sulle enam keegi, mis on tulp, mis on rida, mis on veerg. Seda kõik arvad, et sa juba tead. Jah, ja see on meeletu väljakutse tegelikult algklassi õpetajatele või nendega, kes nii-öelda alustavad, ehk siis, et kui kuskil jääb korraks lünk sisse ja õpilased ei tea, mis asi on tulp, rida, veerg ja füüsikaõpetajana olen hästi palju näinud seda, kuidas matemaatikas on tekkinud lünk
3 tähega võrrand, leiaks sealt selle X-ikese, no ei leia seda X-ikest, ei suuda kohe kuidagi avaldada. X-i veel leiab üles, järgmisel juhul leiab veel Y-i ka üles, aga kui Y-i asemel on M või V, no siis on kõik, ei saa, võimatu. Ja sealt samm veel tagasi on see, et miks sellised need avaldised, need võrrandid, miks need üldse kirja pannakse, mida nad kirjeldavad, mida nad päriselus asendavad. Ja võtta või näiteks seesama see Pythagorase kolmnurk, seal kehtib ju reegel A ruut pluss B ruut võrdub C ruut. Ja siis on teine valem, on E võrdub MC ruut. See on ka, aga võtame selle Pythagorase kolmnurga, et nendel A-del, B-del ja C-del on tähendused. Need A ja B on täisnurkse kolmnurga küljed ja see C on see kolmas külg, see hüpotenuus. Ja see valem siin, see võrdus siin kirjeldab ära nende omavahelised seosed. Ehk siis 2 lühema külje ruutude summa võrdub pikema külje ruudu summaga, kui on täisnurkne kolmnurk. Ja ka nüüd tuleks otsida, et siis saaks edasi mõelda, et miks see niimoodi on. Ehk siis, kui sul on mingisugune valem kirja pandud, siis sellel on alati mingisugune sisu. Ja üks olulisi õpioskusi ongi see, et sa alati püüad seda sisu leida ja kui see ongi keeruline selle sisu leidmine, siis sa ikkagi näed vaeva, et sa lähed ja otsid, kust see tuleb, miks see nii on, mida see kirjeldab päris elus. Või... Aga koolielus, muidugi praktikas, sellised asjad meie jaoks, õpetajate jaoks tähendavad, eriti siis, kui me ei ole algklassi õpetajad ja vahel ka siis, kui me oleme algklassi õpetajad, tähendab see meeletuid tagasihüppeid nii-öelda hariduses või ajas või selles, mida me oleme tulnud siia tegema. Ehk siis, kui mina lähen 8. klassi füüsikat õpetama, siis ma peaksin hakkama õppima liikumise valemeid. Ja kui midagi sellist on kuskilt vahele jäänud, ma isegi ei tea mitmendas klassis, 3., 4. klassis, siis tegelikult minu asi on hüpata kõigepealt tagasi, leida see viga üles, see ära parandada ja siis eluga edasi minna. Ma saan aru, et see on üks ebameeldiv tegevus ja kus ma sellest aru sain ma aru sellest ühikas elades. Ma nimelt elasin ühes Tartu Ülikooli sellises legendaarses ühikas. Legendaarses ühikas, kus oli selline, ütleks nii, et siis koloriitsem seltskond, keda iseloomustas see, et neil ei olnud väga palju raha koos ja seal olid ühis-WC-d, mis olid alatihti korrast ära. Ühesõnaga nii umbes tund aega pärast nende iganädalast koristamist oli sinna juba peaaegu võimatu minna. Ja ma jäin ka siis mõtlema selle peale, et kujutad ette, et sa oledki üles kasvanud kuskil kohas, kus ei ole olnud vesiklosetti. Sellel ajal, kui sa olid umbes 2, 3, 4 aastane. Sellel hetkel, kui sulle õpetatakse, kuidas seda kasutada. Ja kui see aeg mööda läheb, siis kujutage ette, kui ma peaksin nüüd hakkama näiteks Aigarile õpetama, kuidas kasutada vesiklosetti. Tekitab ju meeletu piinlikkustunde ja sellist asja täiskasvanute maailmas reeglina ei juhtu. Äärmisel juhul öeldakse selja taga, et kuule, meil on tunne, et meil on nüüd koridori peale siia kontorisse tulnud keegi, kes ei oska seda teha. Kõik on kogu aeg kole segamini. Aga nagu see nali on, et mis vahe on liftil ja tualetil. Kui seda vahest aru ei saa, siis palun ära lifti kasuta. Aga kuhu ma oma jutuga jõuda tahan, on see, et tihtipeale on selliseid asju, mida õpitakse väga varajases nooruses, lasteaias, algklassides ja kui see jääb mingil põhjusel omandamata, millest iganes tingituna, siis me ei saa öelda, et oi, see oli nüüd Peeter sinu viga, et sul ei olnud vesiklosetti või sul ei olnud sellist lasteaia kasvatajat, kes oleks sulle tulba ja veeru selgeks teinud ja kuidas sa üldse siia 6. klassi jõudsid, et sa seda tulba ja veeru mõistet ei tea, vaid tegelikult meie asi on siis oma uhkus alla neelata, häbi ka alla neelata ja rääkida ära alates vesikloseti kasutamisest kuni siis tulba ja veeru mõisteni ja ei ole midagi teha, see on meie roll, sest et kui meie seda ei tee, mis me siis ootame, et kuni Peeter on 65 ja keegi tuleb, patsutab ta õlale, ütleb, et tead. Nüüd ma räägin, kuidas asjad on. Ehk siis Andres näib, et see Narva maantee ühikas on sul endiselt hinges. Aga jah, see jutu mõte on tõesti see, et on oskused, on teadmised, milleta ei saa, millele tuleb asjad üles ehitada. Kuid siinkohal tuleb vaadata ka otsa sellele, et ühiskond areneb kogu aeg. Eks see,
need tehnilised võimekused, see, mismoodi maailm ringi käib, sellel hetkel, kui sa maailma sünnid, on sinu jaoks väga loomulik, sealt edasi läheb. Need asjad, mis tulevad sinu ellu, kui sa oled 15 kuni 35, no see on ka täitsa loomulik. Need on sellised ägedad, uuenduslikud ja sul on tunne, et nii asjad peaksidki olema, et see on õige viis, kuidas teha. Ja asjad, mis tulevad sinu ellu pärast seda, siis need on uued asjad. Need on uued asjad, sa tunned nendega ennast ebamugavalt ja mõtled, et see on ikka vale viis, kuidas asju teha. Nii et meie roll õpetajatena, vanematena on see, et vaadata, et meie lapsed saaksid need oskused nende asjade kasutamisel, mis on olemas siis, kui nemad maailma sünnivad ja kui nemad on teismelised. Ja kui nemad hakkavad asju kasutama, ehk siis ma käisin oma 10-aastase pojaga eile poes ja ta ilus esimest korda nägi sellist asja nagu fotofilmi lint. Selgus ka minule üllatuseks, et sellised asjad on veel olemas ja siis meil järgnes pikk arutelu selle ümber, et mis asi see oli, mis tööriist see selline oli, milleks seda vaja oli ja kõik nii edasi. Ehk siis väga palju asju me võtame iseenesest mõistetavana, aga inimesed, kes on meil koolipingis, nende jaoks on see juba habemega ajalugu, mida peaks rääkima võib-olla ajalootunnis. Ja, aga nüüd samas tõesti ongi need, me tõesti võtame iseeneselt mõistetavalt neid tööriistu ka, neid õppimiseks vajalikku tööriistu ja arvame, et need tulevad kusagilt siis emapiimaga või nii-öelda loomulikust intelligentsist. Ei tule. Neid asju on vaja ka õpetada. Ja siinkohal viskan veel mõtte õhku, ehk me oleme kogu aeg olnud hästi kinni selles kirjutamise ja lugemise oskuses. Just nimelt nii-öelda eesti või saksa või inglise või ühesõnaga keelelises lugemisoskuses. Aga tänu videodele, selle videot täis maailmale, noored omandavad üha enam ja enam teiste kogemusi, väärtusi ja kõike muud videopildi vahendusel. Ja sul on Andres õige selles mõttes, et üks pilt on rohkem kui 1000 sõna ja kui nüüd videos on sul 24 või 60 kaadrit sekundis, ehk siis ühes sekundis 60 000 pilti tuleb sulle korraga üle või 24 000 pilti korraga üle, et siis mõtle, missugust sõnalist mahtu sa sealt saad. Jah, nii et on võimalik ühe väikse YouTuberi klipiga omandada entsüklopeediate jagu informatsiooni. No mitte päris, et see on selline naljaga pooleks öeldud. See on naljaga pooleks öeldud, aga et me tihtipeale oleme kinni oma väärtusruumis. Ehk siis, et kui sina oma harjumuses eksis. Mina lugesin järelikult minu järelkasv. Ilukirjandus, loe läbi. No, see on hoopis teine teema, mõtleme ka info omandamises. Oleme ausad. Ilukirjanduse läbilugemisel on palju aspekte, sa õpid keelt, sa õpid mida. Aga kui meil on ainult sõnastame eesmärgi, et sa oleksid kursis, kuidas sellel ajastul asjad toimusid, loe see raamat läbi, siis vabandust, täna on juba palju efektiivsemaid mooduseid. Vaata parem ära filmiseeria Ameerika värvipildis või Suurbritannia värvipildis ja sa saad möödus sajandist palju rohkem informatsiooni kui või mingisuguse raamatu läbilugemist. Ehk siis õpetajatena, lapsevanematena me peame kohanema sellega, kuidas maailm muutub ja olema päris sellega või aktsepteerima seda olukorda, et meie lapsed õpivad teistmoodi, kui meie omal ajal õppisime. Aga mitte väga teistmoodi, ehk siis tööriistad tuleb selgeks õppida, informatsiooni tuleb endale kuklasse ajada, millega uut saaks seostada, sest et päris elus ei ole meil füüsika, keemia ja matemaatika tunde, on üks elu, millega tuleb kuidagipidi hakkama saada. Ja täpselt nii ongi, nagu Andres ütles, päris elus ei ole meil ei füüsikat, matemaatikat ega eesti keelt, vaid on üks suur päris elu, millega me peame toime tulema. Ja õppimine ei lõpe kooliga, vaid kestab terve elu, nii et oskused tuleb õppida kogu eluks. Aitäh teile!